videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios, nagu me näeme, kes näeb, nagu me kuuleme, kes kuuleb. Ja erilise boonuse on saanud need, kes nii näevad kui kuulevad, sest on asju, mida peab ka nägema. Mida ma teile muidugi lähemalt praegu seletama ei hakka, aga on nagu on. Ja olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot. Praegu on teie toetust, mis siin pattu salata, kohe eriti vaja. Ja see ei ole mitte selle nimel, et Lepa saaks koosuda ja sõita hirmuhke autoga ja nii edasi. Ei, see on eetris püsimiseks, isegi mitte hinges püsimiseks. Hingega on nagu on, sellest võib rääkida asjatundja, aga olge te tänatud, kes te toetate. Ja täna, nagu me teame, on stuudios ei keegi muu kui herr Igor Gräzin, kelle käest ma tahan küsida ja ma kurat küsin ka. Igor, näitasin sulle hetk enne saate salvestuse algust pilti Londonist, kus hoiatatakse, et siin alal ei tohi käia mustade mõtetega peas, sest siin kontrollitakse, mis sa mõtled ja sa võid saada. No vaata, see inglise naljad on nagu nad on, aga küsimus on, kas meil on hulk asju, mis on alareguleeritud, aga peaks reguleerima, mis toimivad looduse või jumala seaduste järgi ise ja õigesti, ja kas meil on hulgi asju, mis on ülereguleeritud. Tulles tagasi plakati juurde, ma ütleksin, et Rail Baltic on selline teema, millest tohivad rääkida ilmselt ainult kutsutud ja seatud, võib-olla ka sisse pühitsetud, kas nüüd isikud või isendid, aga nemad. No nii, ükskord nädalast tuleb siis ka Nõmme raadios, tähendab saade siuke tunniajaline jutuajamine koodnimetuse all Armastus 3 apelsini vastu, mis siin on olemas. Ja ma ütlen, kus kohast see pärit on see Elmo Nüganeni lavastusest Viljandis, Armastus 3 apelsini vastu, mis on Eesti teatriklassika. Aga kuna Elmo Nüganen on muuhulgas olnud ka aktiivne ühiskonnategelane ja ka praegu tegev lavastajana ja nii edasi, ma arvan, et kui me ükskord nädalas pühitseme teda ja ütleme tema kohta midagi head ja soovime head ja meenutame lavastust, mis on tõeline klassika Armastus 3 apelsini vastu, siis meie kahekesi, kelledest üks on ka professionaalne näitleja, me lihtsalt meenutame seda ja kuidagi see on meie austus ja lugupidamine Eesti teatri vastu, nii nagu ta olnud on. Me ei räägi küll teatrist väga palju või ei räägi tast üldse, aga vähemalt me meenutame Eesti teatrit nagu ta on ja seda, kuidas eestlased teatrit armastavad. Siit siis need 3 apelsini. Aga kui me räägime igasugustest muudest asjadest, nagu sinna hulka kuuluvad mõtted ja asjad, kas neid saab reguleerida või mitte, eks ole, vabadus on see, et sa mõtled vabalt ükskõik millest. Ja selles mõttes on USA põhiseaduse 1. paragrahv, mis on sõna- ja trükivabaduse kohta käib, kus juures ta just reguleerib mitte ainult sõna- ja trükivabadust, vaid ta reguleerib seda, et ei tohi vastu võtta seadusi, mis seda trüki- ja sõnavabadust piiraksid. Põhimõtteliselt eks see ole ju seotud ka suure Prantsuse revolutsiooniga, inimvabadused ja nii edasi, et siit tekib üles küsimus, kas mõtlemist ja mõtteid ja saab üldse reguleerida, nagu see paroodia, mis Inglismaa kohta siin me alguses vaatasime. Ja kõigepealt esimene küsimus on see, et kas üleüldse saab reguleerida, vastus on tõenäoliselt mitte, sellepärast et me inimese mõtteid lugeda ei tohi. Õieti mis ei tohi, sisuliselt ei tohi, sellepärast et meil puuduvad vastavad vahendid ja sul ei ole kunagi kindlust, et sa nüüd nägid ja mõtlesid ja võtsid selle mõtte kinni, mis sulle ebameeldib on. Teine küsimus on jällegi see, et milline mõte on ebameeldiv. See, mis on ebameeldiv ühele, ei pruugi olla ebameeldiv teisele.
noh, alles hiljuti siin Eestis natuke reguleeriti ja Lätis sellist asja nagu striptiis. Kas striptiis on eneseväljendusviis või ei ole. Ma olen muide sellega Ameerikas elades kokku puutunud ühe looga, mis läks tegelikult USA ülemkohtusse välja. Asi oli see niisugune, et selles väikses linnas, kus me elasime, noh ta on umbes ütleme nii suur kui Rapla või ütleme 2 Raplat, oli siis stripiklubi, mille nimi oli Kitty Cat Lounge ehk noh siis eesti keeles kiisukeste saal või kiisukeste lava. Ja sealt tõepoolest tekitati siis sellist asja nagu striptiis. Probleem kerkis üles tegelikult sellest, et sellest Kitty Cat Lounge'ist eemal mitte väga kaugel seal kuskil 2-3 kvartalit või 5 minutit jala edasi minnes asus ka metodistide palvekoda ja veel edasi oli 4 pühilaste palvekoda ja nendele muidugi see striptiisi värk ei meeldinud mitte ühegi kandi pealt. Ja tegelikult ka mitte väga kaugel, aga noh teisel pool, kust ma siis iga päev pidin mööda käima koos oma 3, 4, 5 aastase pojaga, oli ka lasteaed. Nii et ühesõnaga lasteaia ja 2 palvekoja keskel, seal vahepeal oli siis see kuulus Kitty Cat Lounge. Ja just nimelt need usuvennad ja usutegelased, need siis kaebasid kohtusse, et see on amoraalne ja mis iganes ja see putka tuleks seal kinni panna. Asi läks rahulikult siis ka ringkonnakohtusse ehk Indiana osariigi ülemkohtusse ja sealt veel üks raks edasi USA ülemkohtusse, mis on muide eriti tähtis punkt, sellepärast et USA ülemkohus vaatab aastas läbi 40-50 kohtuasja, mitte rohkem. Üks nädalas jah, keskelt läbi jah. Nii et ütleme 10 000 asjad, mis on saadetud ülemkohtusse, lihtsalt öeldakse, et me ei vaata läbi, ongi kõik, see on see ekvivalent, mis meil on see nõndanimetatud loakogu. Ega meil ju ka enamust asja Riigikohus läbi ei vaata. Aga see oli niisugune, mis läks sinna. Ja ma olin juba tegelikult suures osas Eestis tagasi või vähemalt pool aega Eestis, kui ma nägin, et ajalehtedes, et see Kitty Cat Lounge meie väikses linnas South Bendis, et see nüüd on üle ameerikaliku tähendusega lugu. Ja argumendid olid siis niisugused, et stripivennad või tüdrukud, kes omasid seda businessit, nemad ütlesid, et striptiis on enese väljenduse vahend. Kui rahvatants Oige ja Vasemba ja pulgatants, muide väga imeliku nimega, see Eesti üks täiesti fantastiliselt erootilise pealkirjaga tants, pulgatants, kus ühes meeste tants. Freudismi. Ja, no peaks olema ja et see on eneseväljendusvorm, tähendab põhimõtteliselt, kui suur on see vahe striptiis ja näiteks balleti vahel või minu pärast isegi sellised füüsilised tegevused, millel võib ka erootiline alltekst olla, näiteks riistvõimlemine, kus on ju ka neid liigutusi nii ja naasuguseid. Et see on nende eneseväljendusvahend ja järelikult ja nii ongi. Ja läks mööda seal siis pool aastakest ja USA ülemkohus otsustas, et Kitty Cat Lounge'il on õigus. Striptiis ongi eneseväljenduse vahend spetsiifiliste meetodidega, kuid kuna teatud eneseväljenduse elemendid, näiteks seal palja persega ringi lõppamine ja tissid lotendavad ja mis iganes, käib teistele inimestele närvidele ja ta käib närvidele sellepärast, et sinna oli see ülemkohtu või õieti see lugu oligi üldse kohtusse antud, siis ülemkohus lisas sinna juurde mitte ainult kohtu otsuse, otsus ütles, et võib olla, ei saa keelata, sõnavabadus ja asi mutt. Ja ta lisas ühe sellise dokumendi, mis on muidugi USA ülemkohtu seisukohast natuke ebatavaline. Ta lisas kohtu otsusele, ütleme see, mis on friendly warning ehk sellise sõbraliku hoiatuse või sõbraliku soovituse. Kohtud ei anna sõbralikke soovitusi, nad langetavad otsused, aga Kitty Cat oligi see case, kus see sõbralik soovitus oli. Ja see on see põhjus, mis ma sellest loost ka üliõpilastele Tallinna Ülikooli õigusteaduskonnas räägin, et kohtul on siiski ka suured volid ja võimalused ja kui kohus tahab anda soovitusi, siis võib ta seda teha, nagu ta selle Kitty Cati asjas tegi.
ja mis oli siis see ülemkohus ütles, tähendab sõnavabadus ja mutt ja kõik teie nelipühilased ja adventistid ja baptistid ja kõik, kes te seal olete, mokk maa, sellepärast see on sõnavabadus. Kusjuures huvi lasteaed, kus poiss käis, nemad ei protesteerinud muide. Aga no okei, aga sõbralik soovitus on siis niimoodi, et katke selle ruumi esimesel korrusel selle maja, katke need aknad kuidagi rohkem kinni, kui nad seal on. Ja vältige roosat värvi, seepärast seal tegelikult see aken oligi, noh, ma 3-4 aastat käisin sellest möödas, ma meenutan, see aken niisugune oli roosa taustaga, sellised tõepoolest erootilise roosa taustaga ja siis seal olid siis igasugused naisterahvad peal, küll nii ja küll naa ja küll nii ja küll nii, aga need olid põhiliselt musta värvi, nii et nad olid siluettidena. Aga äratuntavalt, et nii, ja ülemkohus soovitas, et katke need naised kinni, suuremas osas vähemalt ärge hoidke neid seal, kleppige sinna lillekesed peale või siis tehke mingisugune teine süke kunstiline või mingisugune kujutis sinna selle suure vitriinakna peale, et vältida edaspidi samasuguste analoogiliste kohtuasjade tekkimist. Et me ei käsi teil seda teha, aga me soovitame seda teha. Pärast, eks ole, siis kui see kohtus juba ära käis, ma olin juba Eestis küllaltki palju ja ma ei mäleta, kuidas seda. Aga fakt on see, et 3-4 aastat hiljem, kui ma sealt pulli pärast mööda jalutasin, nostalgia meenutades oma noorepõlve aegu, kui ma käisin seal lasteaeda viimas ja nii edasi, ma jalutasin läbi, tõepoolest oligi kinni kaetud ja tähendab esiteks Kitty Cat Lounge oli seal reaalselt täiesti olemas. Taust oli roheline, natuke süke džungli moodi igasugused lehed ja nii edasi ja sinna peale olid maalitud ja tõesti väga kihvtilt maalitud 2 kassi. Tähendab üks süke normaalsuuruses kass ja teine oli kassipoeg ja see ema kass mängib selle väikse kassiga. Ja loogika oli selles, et selle nimi oli ju Kiisude Lounge, Kitty Cat Lounge. Nii et nad võtsid Riigikohtu otsust, ülemkohtu otsust tõsiselt ja nii langes. Aga see oli väga oluline punkt selleks, et kindlaks teha, mida kujutab endast sõna ja trüki ja väljendusvabadust. Kui aega on, ma räägin ühe teise loo veel, mis oli väga lähedane sellele, mida meie võib-olla Margusega, mina mäletan paremini, Margus vähem, oli 60. aastate lõpul toimus Ameerikas niisugune üritus nagu Vietnami sõda. Ja Vietnami sõjaga olid väga suured probleemid, noorsugu ja üliõpilased ja nii edasi, tähendab, protesteerisid tänavatel, paljud põgenesid ja sõitsid ära Kanadasse, kuskil 25 000 ameeriklast põgenesid Rootsi ja jäidki pärast seda Rootsisse elama ja nii edasi. Ja kui te natukenegi mäletate seda filmi Forrest Gump, siis seal on olemas see moment, kus Forrest Gump satub nende noorte hippide hulka, kus see tema tütarlaps on, kes seda Vietnami sõda hukka mõistavad ja tulevad isegi temale kallale, kuna tal on sõjaväevorm seljas. Nii et see oli üle Ameerika väga pinge värk, tähendab protestid Vietnami sõja vastu. Praegugi on ju Trumpil tegemist küll Philadelphia, küll kellega igasuguste poliitiliste protestidega esimest korda üle 40 aasta. Aga see selleks. Ja üks asi, mis siis aset leidis või üks protestivorm, mis tol korral eksisteeris, oli Ameerika Ühendriikide lipu põletamine. Ja neid lipu põletamisi oli palju, 10, 100, võib-olla isegi 1000 ja ingliskeelne nimi nende asjade kohta oli flag burning cases, lipu põletamise lood. Ja nüüd on siis küsimus, tähendab, kas lipu põletamine on sõnavabadus või ei ole. Tähendab, juhul, kui ta on sõnavabadus, siis põletagu aga ikka, aga kui see on Ameerika Ühendriikide kui riigi ja poliitilise süsteemi mõnitamine ja solvamine ja miljonite ameeriklaste mõnitamine, kelle jaoks Ameerika lipp on püha, kus koolide nurkades, klassinurkades seisavad Ameerika Ühendriikide lipud ja ühesõnaga need lipud on absoluutselt igal pool ja väga tähtsad Ameerika kultuuri osised. Et mis me nüüd sellest lipu põletamisest, mis siis sellest nüüd siis teha või hakkama saada ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega see, millest sa alustasid ja meie täna,
kas see nüüd on mõttetrüki ja koosolekuvabadus või ei ole see põletamine, sest see põletamine on ju selgelt mingisugune märk. Siin on tegemist eneseväljendusega mõlemal juhul, sest sõna ei puutu ju striptiisis eriti asjasse, ta ju ei kirjelda mida ja kuidas. Ja see lippudega nüüd ka see värk ja lõppkokkuvõttes on olemas üks siuke lugu nagu see case on, selle nimi on, need, kes Ameerika õiguse süsteemi natuke tead, ta on natuke ümber pööratud, ta on niimoodi Johnson versus Texas. Tegelikult kui osariik on Johnsoni vastu, siis ta peab olema Texas versus Johnson. Aga need asjad on ümber pööratud niimoodi, et Johnson versus Texas sellisel juhul, kui tegemist on apellatsiooniga või sellepärast apellatsiooni puhul ja tegelikult see, kes kaebab, on see, kes enne vastutas või kes enne süüdi mõisteti ja nii edasi. Ühesõnaga see läks sinna üles ja lõpuks jõudis jällegi USA ülemkohtusse, et mida see lipupõletamine endast tähendab. Ja vastus oli tegelikult täpselt see sama. Lipupõletamine on täpselt samasugune eneseväljenduse vorm nagu mis tahes teine. Tõsi, siin olid väiksed lisaklauslid ja mööndused, et lipupõletamine selleks, et ta oleks legaalne, peab aset leidma poliitilises kontekstis. Nad ei saa niimoodi olla, et mina olen siin oma maja ees ja lihtsalt võtan naps ja põletan Ameerika lippu ja nii edasi. Siis on see mõnitamine ja selle eest võib mingisuguse kolaka, mitte palju, aga võib kolaka saada. Aga kui ma põletan seda lippu ja panen kõrvale loosungi ameeriklased Vietnamist välja või Nixoni, Johnsoni presidentuur ära lõpetada või ameeriklastele andke vabadus või ükskõik mida, mingisugune tekst, kui see on seal juures ja kui ma olen isegi kas või üksinda, aga mul on see plakat kõrval, aga veel enam, kui meid on palju, nii nagu nendes Vietnami lugudes sageli oli, kus tegelikult protestisid ju terved teaduskonnad, instituudid, ülikoolid ja nii edasi, ajalehed, ajalehtede toimetused ja nii edasi. Siis kui see kõik seal niimoodi on, siis on see poliitiline eneseväljendus ja sellel on õigus olla. Aga siis ta peab olema selgelt nähtavalt poliitilises kontekstis, et see ei ole mitte pulli pärast tegemine, vaid siin väljendatakse konkreetset poliitilist positsiooni Vietnami sõja vastu. Nii et need on nüüd ütleme kaks sellist näidet, kui me hakkame rääkima, et mida siin mõtete ja sellega. Mõtetega, nagu ma alguses ütlesin, probleem on selles, et sa ei saa aru, millal need mõtted on ja millal ei ole. Ja teine väga oluline punkt on see, et ega keegi ei oska ju ka päris täpselt lõpuni öelda, milline mõte on õige, milline mõte on vale. Tegelikult on ju see üks vene jurist Anatoli Koni on öelnud, tähendab Peterburis 1880-1890 kogu Nevski olid üliõpilasi täis ja kes protestisid tsaari võimu ja kõige selle vastu ja sealt hakati inimesi kinni panema seal Beerasas Suulitš ja kes nad seal kõik... See on Loomingu raamatukogus ilmunud kaitsekõnede kogumik ja ma soovitan seda lugeda või äärmisel juhul kuulata Nõmme raadiomeediapangast. No võt. Nii, Beerasas Suulitš ja siis seal oli Netšajev oli ühe mingisuguse liikumise juht. Netšajevi grupis muide oli Dostojevski, kes sai 7 aastat vabaduse kaotust, aga istus 4 ära ja nii edasi. Võt, seal nüüd see probleem mingil määral on, et milliseid vaateid võib avaldada, milliseid vaateid ei või avaldada. Ja Venemaal see asi tookord läks ta niimoodi, aga see... Venemaal toona oli vandekohus. Vandeme, võt. Ja aga siis huvitav on see, et seal õieti see koonitas kuidagi sellise lause, et poliitiline protest või niisugune riigivastane poliitiline aktsioon ja nii edasi ei kujuta endast mitte midagi muud kui enneaegset uue võimu eneseväljendust. Need, kes täna on kurjategijad oma mõtete pärast, on 10, 20, 30 aasta pärast rahvuskangelased. Tähendab lihtsalt, et see protest on ilmnenud valel ajal. Ja nüüd siit nüüd tekibki see küsimus, et kuidas me siis otsustame, milline mõte on õige, vale ja nii edasi. Ja siit tuleb siis kogu see jamps, millest seal selles sinu asjas ka juttu oli. Üks teema, millest me peaksime nagu ka rääkima, mis on seotud mõtete ja muude taoliste asjadega, on seotud sellise asjaga nagu praegu käimas olev
protest ja igavesed jamad ja nii edasi seoses Eesti Jalgpalliliidu ja selle presidendi Aivar Pohlakuga. Follow the money. Jah, võib ka nii, aga veelgi tähtsam võib-olla antud juhul on see, et ühesõnaga probleem tegelikult on väga lihtne ühest küljest. Aivar Pohlak, Eesti Jalgpalliliidu president, kes võitis väga kahtlastel asjaoludel oma konkurenti Klavanit, et kes siis nagu jäi ja see. Ja probleem on selles, et Aivar Pohlak Eesti Jalgpalliliidu presidendina kuulub ka ülemaailmses jalgpalliföderatsiooni või selle juhatusse. Pohlak on astunud välja selle kaitseks, et Euroopa meistrivõistlustel ja karikamängudel ja nii edasi saaksid vabalt osaleda ka Vene jalgpallimeeskonnad. No probleem on selles, et väga paljud Eesti jalgpalliklubid, need oli kuskil alguses üle 15-16, ei ole sellega nõus. Nad ei ole nõus sellega, et venelased, kellega, kus meil on tegemist sellise agressiivse ja vaenuliku riigiga Euroopa suhtes, et nad ei tohiks nagu eurooplastega koos ühtedel meistrivõistlustel mängida. Ja Pohlak ütleb vastupidi, las mängivad ja nii edasi ja sellega Pohlak asetab enda mingil määral nii Eesti jalgpalli kui ka Eesti avaliku üldsuse vastu. Nüüd selleks, et me oskaksime hinnata seda Pohlaku käitumist, see Pohlaku uskumatu armastus Vene jalgpalli vastu, kusjuures täiesti põhjendamatu. Iga klubi osalemisega mingi raha liigub ju. Nii ja naa, tähendab jah, tõepoolest see raha liigub, aga raha liigub, täpsustame siis. Pohlak on sättinud selle asja niimoodi, et see raha liiguks ka Venemaale, Vene klubidesse ja seal noorsooklubidesse, staadionite parandamisse ja treeningutesse. See on see, mida Pohlak tahab, et Vene jalgpall saaks raha, mida rohkem seda parem. Aga mida eriti isegi meie ajakirjanduses nagu väga läbi ei jookse, kui te muidugi lähete rahvusvahelistest spordiuudistest läbi, probleem on selles, et venelased raha saavad, aga ukrainlased mitte eriti. Tähendab, nii pulgusega ei ole, aga eeskätt Ukraina noortemeeskonnad ja nii edasi raha ei saa, venelased saavad, ukrainlased ei saa. Saavad, kusjuures üks motiiv, et miks see niimoodi on see, et lääne rahad, põhimõtteliselt jalgpallirahad tulevad Šveitsist, et need rahad ei tule Ukraina pankadesse läbi, et pankadel on mingisugune sideprobleem, mistõttu, mis on iseenesest absoluutselt jabu, sellepärast, et kogu, ütleme 10 miljonid ja 100 miljonid tulevad küll Ameerikast ja küll Euroopa riikidest, jõuavad Ukrainasse nagu mühin. Ja nüüd siis jalgpalliliit on siis see, Euroopa jalgpalliliik UEFA, kelle arvates need läbi ei tule, mis on selge valetamine ja valetab muuhulgas siin, ma ei tea, mida ta nüüd venelastest räägib, see Pohlak, tema käitumine on nagu nii kole. Aga kas ta on ka seotud sellega, et Ukraina noortemeeskonnad rahasid ei saaks, mul on väga raske öelda. Muide, alles hiljuti tegi ka meie olümpiakomitee president, endine president Kersti Kaljulaid avalduse seoses sellega, et rahvusvaheline paraolümpiakomitee laseb venelased olümpiamängudele. Unustades seejuures ära selle klassikalise põhimõtte, et olümpiamängude eesmärgiks või selleks kandvaks ideeks on vastastikune mõistmine, rahu. Vanasti olümpiamängude ajal Kreekas oli ju niimoodi, et olümpiamängude toimumise alal katkestati kõik sõjad. Aga nüüd siis paraolümpiamad, need siis soosivad ja kiidavad taevani Vene neid paraolümpia tegelasi. Aga kui me nüüd paneme kõrvuti, eks ole, sport on ju ka mingil määral siuke meelelahutuse element või mingil määral ta ongi meelelahutuse element tegelikult. Rahva militaarsete tungide maandamise vahend.
no see võib ka olla ja noh, eks muidugi natukene see asi, aga noh, ta on muutunud ja me ei saa sinna midagi teha. Ega tegelikult ikkagi päris olümpiamängudel 100 aastat tagasi ei olnud nii, et võistlesid muuhulgas ka riigid ja ei olnud seda ilmtingimata seda reeglit, et seal peaks üleval olema ülesse pandud riigilipp ja mängitakse riigihümni. See kõik tuli palju hiljem. Noh, näiteks Ameerikas hümni mängimine spordivõistluste eel on pärit teisest maailmasõjast, kui oli tegelikult täiesti arusaadav, et ameeriklased on sõjas, olukord on niisugune raske, kehva ja nii edasi, siis iga sellise massi kogunemise ees oli selleks siis jalgpallimäng või isegi kontsert või ükskõik mida, siis selle ette mängiti USA hümni pluss heisati või pandi välja USA lipp, mida enne teist maailmasõda kunagi polnud olnud. Nii et see on noh nii. Aga kui me räägime sellest, et sport on teataval määral või ongi tegelikult meelelahutus väga suures osas, siis on mõtet meelde tuletada, mida siis meie teised meelelahutajad ja meelejahutajad noh, teevad seoses sellega. Vanemuises on Risto Joost, peadirigent, ja tema on teatanud, et nemad ei mängi seniajani, kuni sõda kestab, mitte ühegi vene helilooja teoseid. See võib olla natuke liiga äge, aga teisest küljest jällegi noh, kui nii võtta, miks ka mitte, sest noh, võtame näiteks Mihhail Glinka või Pjotr Iljitš Tšaikovski või nii edasi, ei ole ju tegelikult vene fašismiga ja vene agressiooniga kuidagi seotud. Aga muidugi see on kindlasti meie noh, kunstimeistrite ja nii edasi mingisugune selge sõnum suhtumises Vene sõjasse Ukrainas. Ja nüüd kas siin taga on äkki autoriõiguse või noh, esitusõiguse ostmine kelleltki kuidagi? See võib olla kaasaegse, me võime rääkida 1910. 20. aastatest nii edasi, kui on, no, me räägime Prokofjev, Stravinski ja nii edasi, kes on sellised kaasaegsemad heliloojad, seal võivad autoriõigused tõepoolest tekkida. See ei ole välistatud, kuigi ma kahtlen, aga no seal neil on ju mingisugused sugulased kõik alles, kes võivad tahta raha saada ja nii edasi. Aga kui me praegu räägime Klinkast või Tšaikovskist, siis siin võib ikka täiesti kindel olla, et siin enam mingisugused autoriõigusi ei saa eksisteerida. Tähendab, nad ongi muide kehtivad teatud tingimustel 60 aastat. Sa tead ise seda väga hästi, et see ei ole sugugi mitte kaua aega tagasi, kui Hitleri Mein Kampfi autoriõigused tegelikult lahti läksid. Ja veel hiljuti olid nad selle kirjastuse käes. Nii et kui me räägime 100-200 aastas, siis see autoriõiguste teema siin nagu nii oluline ei ole. Aga nüüd, kui me mõtleme edasi, et mis üldse nagu Euroopas sünnib, eks siin ole ka ju seisukohti ühtesid ja teisi ja kolmandaid, aga Itaalia tegi hiljuti väga sellise kõva žesti, millega nad keelasid ära Valeri Gergijevi või Gergijevi, no see on dirigent, esinemised Itaalias. Ja just täpselt selle sama asja pärast, selle sama sõja ja kogu selle asja pärast. Ja ütleme, kui nüüd paneme kõrvale ühelt poolt itaallased, kes võtavad kinni või panevad kinni Gergijevi, kes on muide kindlasti kaasa üks kõige väljapaistavamaid kuulsamaid ja võib-olla isegi skandaalselt kuulsamaid dirigente ja paneme siia kõrvale Aivar Pohlaku, kes peab esindama küll Nõmme Kaljut ja Paide linna meeskonda ja nii edasi, tähendab, nad mõlemad on ägedad ja kõik. No siis me saame aru, et moraali ja eetika seisukohalt on, ütleme, sellel Pohlakul ikka veel pikk maa minna, kui mitte tegelikult isegi väga hilja ei ole. Väike detail võib olla jällegi, mida me võib-olla Margusega mäletame paremini kui paljud teised, kes kuulavad. Tegelikult Nõukogude ajalool, kui see täheldatud, oli kõige kõvem jalgpalliriik ja kõige kõvem jalgpallimaa oligi Ukraina, tänane Ukraina. Ja sealne meeskond Kiievi Dünamo, mis oli tont ja mitmekordne NSV Liidu meister,
ja sealne kesktormaja Oleg Blokhin, keda kutsuti Vene või Nõukogude Liidu Peleks, kes oligi sihuke igavesti kõva ründaja juba 10 aastat millegagi. Nii et no ühesõnaga üks viisakas inimene ei toeta Venemaad, nagu Pohlak seda teeb. Ja üks viisakas inimene ei salga maha Ukrainat, nagu seda, mitte otseses mõttes, aga siiski mingil määral Pohlak on teinud. Ja siit me peame siis üldse esitama endale väga lihtsa küsimuse, et aga mismoodi meil siis kõigi nende asjadega nüüd tegelikult minema hakkab, kui me peame Venemaa välja lülitama väga paljudest asjadest. Siin on üks nüanss veel, mida me peaksime meenutama ja see seisneb selles, et see number kuskil üle 100, aga alla 200, see on sportlaste arv, kelle venelased on sõjas ära tapnud. Ja kes on olnud Ukrainas poksijad, korvpallimängijad ja nii edasi, keda enam ei ole. Ja sellel taustal see Pohlaku soov Venemaad ikka kuidagi ikka niipidi ja teistpidi ja kolmat moodi aidata on tegelikult moraali seisukohalt ikkagi äärmiselt küsitav. No asi on ju lõppkokkuvõttes selles, et spordi tegemise puhul ja võistluste puhul on olemas selline mõiste nagu fair play ehk aus mäng. Ei ole ju õige, kui keegi lööb seal teisele jalaga kossi meelega või korvpallur nügib niimoodi, et teine kukub pikale või midagi muud taolist. Mängida tuleb ausalt, aga Venemaa ei mängi praegu ausalt. Ja selle tõttu on Venemaa kui mitte ainult üksikute spordiliikide, vaid Venemaa kui spordiriik on kahtlemata amoraalne ega ei tohiks olla viisakate riikidega samas saalis ja samadel võistlustel. Kui meenutada veel kõiki neid jamasid, mis on olnud Krimmi taliolümpiamängudega ja nii edasi, kus see nüüd viib selle teema nagu natuke liiga kaugele, aga isegi see venelaste riiklik dopingusüsteem, mis tegelikult on jällegi ebaaus ja mida iganes. Nii et kui kõik need asjad niimoodi kokku lüüa, siis venelastel tõepoolest ei tule. Kui nad tahavad omavahel mängida, las mängivad, aga keegi ei keela. Ja kui nad tahavad võtta sinna Põhja-Korea või Iraani mängi, kui see ei ole meie asi. Aga Venemaa toomine mängudesse ja võistlustesse, kus peetakse kinni ausa mängu reeglitest ja riigina, kes ei käitu ausalt ja tapab ligi miljoni inimese, sealhulgas nende enda omad, see on midagi, mida ei tohiks olla. Ja sellepärast ütleme, me peaksime ikkagi sellele Pohlakule, oleks olnud Ragnar Klavan, ma arvan, et seda jama poleks sellisel kujul olnud. Ütleme, see ei ole midagi erilist, kui ma ütlen niimoodi, et ainuüksi see jalgpall, kui me võtame tema ajaloo või sõnaga tema geneesise või sünniloov, siis on tegelikult neid perekondi, kus jalgpalli mängitakse ja nii edasi, on põhimõtteliselt 3 tükki. Esiteks on see Euroopa jalgpall, mis saab alguse Inglismaast ja mida mängitakse Euroopa meistrivõistlustel. Teiseks on Ladina-Ameerika jalgpall, kust tulevad kõik need Argentiinad, Brasiiliad ja kõik muud tegelased. Ja lõpuks siis mingil määral ka Põhja-Ameerika, mis on suhteliselt ebaoluline, sellepärast seal mängitakse teistsugust jalgpall. Aga ütleme, see Vene geneesis seal taga on ju meile tegelikult mingil määral tuttav ju. Kui me vaatasime nõukogudeaegseid televiisoreid, jalgpallimänge ja nii edasi, siis need põhitegijad olid ju seal kogu aeg venelased. Reportaaže kanti üle vene keeles ja mis iganes. Roiskuvat kapitalismi ei saanud ju näidata. Võt jah, aga ühesõnaga see seal oli. Ja nüüd võt see Vene geneesis
erinevalt Euroopast ja Ladina-Ameerikast on see, millest Pohlak nagu jagu ei saa. Tema jaoks see genees ikkagi, tema jaoks ikkagi õige jalgpall on sellise, ei, ega ta on üht-teist ikkagi teinud ka, oleme nüüd siis tõele ausad, ikka üldiselt Eesti jalgpallimeeskondades räägitakse praegu eesti keelt ja mängijad on eeskätt eestlased ja nii edasi. Nii et see Vene, see moment on nagu ära kadunud või tagasi tõmmatud ja siin on mingid Pohlaku teened. Aga siin vaata, see vahele torkamine, see on nüüd niimoodi, et Eesti jalgpall sai lahti venelastest. Samal ajal Ida-Virus integreeriti nii, et igipullid otsa ees, mitte essugi ei tulnud välja. No ma ei saa põhimõtetest aru. No siin on nüüd niimoodi, et me peame, kui me juba nendest põhimõtetest hakkab rääkima, siis me peame teise asja veel meelde tuletama ja see teine asi on jäähoki. Jäähoki estiseerimine või estoniseerimine on läinud tegelikult isegi veel sujuvamalt. Sellepärast algus jäähoki oli ka tüüpiline venelaste mäng. Tänapäeval eestlased mängivad normaalselt, eks siin annab ikka minna, aga ühesõnaga see on. Võib-olla siin oli üks omapärane moment, et vaat spordi populariseerimisel või spordi sellisel väärtusel, lisandväärtusel on suur osa raadiol ja eeskätt televisioonil ja televisiooni ülekannetel. Ja oli selline aeg, ütleme 25-30 aastat tagasi, kus hakati juba üle kandma Eesti jalgpallimänge ja hästi natukene ka Eesti hokit, aga ei kantud üle päris hokit Ida-Virumaal. Kusjuures see, miks mina olin selle ülekandmise poolt, siis see olekski olnud integratsioon. Minu meelest ka. Kui venelane tahab vaadata jäähokit, kusjuures seal hokit mängivad siis naabrimehe poisid või nii edasi, siis see ongi mingil määral integratsioon. Sellepärast need on Eesti hokimeeskonnad. Ja Eesti hokimeeskondades oli vene poissi, kes rääkisid ja nii edasi. Nii et ütleme, kui me räägime sellisest integratsiooniprojektist, siis võib-olla Eesti jäähokki oli isegi omast kohast tugevam kui jalgpall. Kuigi ega tegelikult Eesti kõige kõvem jalgpallimängija Kostja Vassiljev oli ju tegelikult puhtakujuline venelane. Nii et ma arvan, et selles mõttes tuleks nende... No kui värava lõi, siis oli eestlane, kui väravat ei löönud, siis oli venelane. Mul on siuke mulje. No siin on üks teine huvitav mulje austerlase poole peal, et Hitler oli sakslane. Jaa. Aga Mozart oli austerlane. Jaa. Nii et see, mis pidi sa seda keerad. Kuigi ma pean ütlema, et aastal 1961-63 eestlased juba mängisid hokit nende võimaluste piirides, mis neil tol hetkel olid. Tartus oli see kuulus õlletehase juures asus Tartu Dünamo staadion ja nii edasi, kus need mängimised käid ja see seal olid sellised tähtsad meeskonnad nagu Tartu katsremont oli üks väga tähtis asi, siis Tartu kammivabrik oli, kes mängis, siis oli Kohtla-Järve Kaevur ja mis juba mängiti, me räägime 61-62, võib-olla, ma ei saa vist nime öelda, aga ühesõnaga üks Eesti tulevane peaminister, kellega me elasime samal tänaval, ta oli 13-14 aastane ja siis ta mängis väravavahina Tartu katsremondis. Ja siis tol korral oli väga Bobby ja Gordy Howe, eks ole, isa ja poeg Kanada hokis. Tartus olid isa ja poeg raudsepad. Ja põhiprobleem muidugi, mis hokis on, ega siis tollel kiivred ei olnud ega midagi sellised, kõik need asjad olid nii nagu nad olid. Ütleme, see jalgade kaitse, see oli siis välja lõigatud vanast autokummist. Et nii oli.
aga siis no kõige huvitavam koht oli see, et sellel 14-15 aastasel väravavahin no on vaja munasid kaitsta ja kuidas sa kaitsed ja ta ei teinud mitte midagi muud, kui ta siis kodunt võttis ema käest panni ja lükkas selle panni niipidi pükstesse. Ja kuna ta oli paar kolakat vastu panni saanud, siis pannil olid mõlgid sees ehk teiste sõnadega, et kui sa hakkasid muna praadima, siis muna valus ühte serra ja see. No tead, mingisugune siukene tung omasuguste juurde või noh. Oli. Aga noh, las ta jääb lihtsalt, et lõpuks läks kõik väga hästi ja lõpuks sai temast sõltumatu ja vaba Eesti Vabariigi peaminister. Aga noh, on mida meenutada. See tuli minu sellisest, aga ühesõnaga, kui me räägime mingisugusest meelelahutusest ühes või teises mõttes, siis meelelahutusel on reeglid. No ei saa olla niimoodi, et Hamlet hakkab laulma näiteks. Saab küll ja seda on tehtud ka. No okei, no mis asja, no ühesõnaga. Kõike on tehtud, kõige kuradim on see, et see oli nüüd eile või üleeile või millal tuli välja, et kuskil oli kutsutud esinema keegi valge tüdruk ja see oli pannud nii rõvedat, et isegi tänapäeva noored läksid saalist välja, vähemalt niimoodi kirjutati. Oli, kolmandik läks välja. Jah, oligi niisugune värk, aga ühesõnaga hea küll, kui me tahame ooperit kuulata, siis me arvestame sellega, et kui nõnda nimetatud retsitatiivid maha arvata, siis seal ooperis üldiselt lauldakse. Retsitatiiv on see sõnaline osa, mis võib olla seal kuskil minut 2, mida ei ole võimalik muusikasse panna. No tal ikka mingisugused helikõrgused on veidi nagu ette antud, sest see ikka päris naturaalne kõne ei ole. Jah. No võt, ja siis on tegelikult ju sama asi, et me rääkisime siin jäähokist ja sellest ja teistest asjadest nii edasi. Lapsest saadik inimesed peavad harjuma ja harjutavad mingite reeglitega. Tähendab, on see, mida me kasutame, no võt see või teine asi ei ole košer. No ja kui ei ole košer, siis seda niimoodi ei tehta. Ja nüüd tuleme siis tagasi meie praeguse asja juurde. Kallaletung Ukrainale ei ole košer. Ja siit muidugi tekib järgmine küsimus, et aga kas rahvas on selles süüdi, et tal sellised valitsejad on, kas venelased on süüdi selles, et Vene presidendiks on valitud poliitiline fašist Putin. Jah ja ei. No kui me kõrvutame näiteks niimoodi, et kes on kaasaegsetes pingetes ja kaasaegsetes halbades asjades, sõdades ja nii edasi rohkem süüdi. Kas venelased või itaallased, no siis nagu ei teki üldse mingit küsimust, eks ole, venelased on rohkem. Mis tähendab seda, et rahvas mingil määral tervikuna kannab ka vastutust ja süüd nende asjade eest, mis toimuvad. Ja kui rahvas kannab vastutust, no siis ei ole üldse mingit küsimust, et venelasi võistlustele lasta ei tohi. Seega siis, no tegelikult sul põhimõtteliselt on õigus, kui rahvas on lasknud võimule selle ja selle, siis ei ole tänagi meil siin mitte mingit õigust iriseda. No ma saan aru, et puhtsüdamlik ülestunnistus, pean siin silmas rahvast, kergendab küll süüd, aga ta tuvastab süü. Ja võtame palju vaiksema ja palju rahulikuma asja. Eesti eelarve, mis on 800 lehekülge paks, millest keegi arvu ei saa. Soomlastel on 200 lehekülge mõtestatud teksti. Ja. No ja nüüd siis kõik need, kes õiendavad selle kallal, et miks meil on 800 ja miks on see ja nii edasi, selle peal on loogiline vastus. Kui te ise valisite, see on valitsus. See on teie valitsus, see ei ole nii, et venelane tuli siia ja pani teile Karl Vaino või Johannes Käbeni. Te panite ise need rahandusministrid, Jürgen Ligid ja kes iganes, järelikult elagi sellega. Ja siin on nüüd järgmine mõõdupuu.
kas rahvas on rohkem süüdi kui valitsus või kuidas sa ütled, kes on rohkem süüdi, Itaalia või Venemaa? Kui on guilty ja otsus mõlemale, siis ei ole seal mingit tähtsust. Nii ja naa, aga nüüd selles, et ega konkreetsed inimesed, sina, mina ja keegi teine meist otseselt ei olene see, milline valitsus meil on, aga rahvast tervikuna oleneb küll. Ja kui ma mõtlen selle peale, et meil on piisavalt palju inimesi, see on peaaegu 50% või nii edasi, kes ütlevad, et nemad valimas ja hääletamas ei käi, selle peale ma mõtlen, mis siis kobised. Kui te ei viitsi isegi seda teha, et anda oma hääl ühe, teise või kolmanda suhtes, siis kuidas me hakkame rääkima sellest, et vot seal nemad keegi kuskil on süüdi. Sina ei hääletanud, sina ei teinud seda ühte väga lihtsat asja, mida oleks olnud võimalik teha. Lõpetame siis kobisemise ära. Ja samal ajal sina nõuad presidendi otse valimisi, just nagu president oleks meil mingi hea tsaar. Meil ei ole presidentaalne riik. No. Kui me sellest otse valimisi räägime, siis ma võib-olla ütleksin ära, kus kohas siin üks oht on. Tähendab, isegi kui me jätame kõrvale konkreetsed paragrafid ja nii edasi, siis reegel on üldiselt selline, et mida laiem on see baas, kes su valib, ehk mida laiem on see inimeste kogus, kes sind valib isegi mitte sinu poolt, vaid lihtsalt osaleb valimistel, seda suurem on sul tegelikult võim. Olenemata sellest, mida sa siin mõelnud oled, et sa oled ka presidentaalne või parlamentaarne ja nii edasi. Mida laiem on baas, seda suurem on presidendi võim. Ma toon ühe väga lihtsa näite. 94, 5, 6 kuskil seal kandis oli niimoodi, et Eesti vägede ülemjuhataja oli Johannes Kert. Ja kes see admiral meil oli? Kõuts, õige. Jah, Kert ja Kõuts. Ja Lennart Meri otsustas, et ta võtab Kõutsi maha ja paneb, või Kerdi maha ja paneb Kõutsi asemele. See on nüüd omaette lugu, miks ta seda tegi, aga selline mõte tal oli ja selline mõte käis tal peast läbi. Ja mida ta tegi? Ta vabastas eelmise Kerdi kuskil aprillis, ma peaks ütlema, aprillis-mais. Ja pärast seda siis ta pani Kõutsi asemele kuskil augusti lõpus või midagi. Nii et seal vahepeal oli 3 kuud. Aga Eesti Vabariigi põhiseadus näeb ette seda, et vabastamine ja ametisse nimetamine saab toimuda üksnes Riigikogu nõusolles. Esiteks ta siis vabastas, kui Riigikogu ei jõudnud veel seda vabastamist läbi vaadata. Ja ta pani järgmise mehe ametisse siis, kui Riigikogu oli alles puhkusel. Ehk teiste sõnadega meil tekkis selline situatsioon, kus meil 3 kuud ei olnud vägede ülemjuhataja ja tegelikult sõjavägi ei teadnud, kelle käsku kuulata. Sellepärast, et see justkui, Kert on justkui maha võetud, aga ei ole, sest see on ebaseaduslik. Ja teiselt poolt Kõuts on justkui ametisse pandud, aga ka ei ole, sellepärast, et Riigikogu pole teda kinnitanud. Ehk teiste sõnadega tekkis selline situatsioon, kus Eestis 3 kuud ei olnud vägede ülemjuhataja. See on just nimelt täpselt see aeg, mil Moskva oleks pidanud Eestile kallale tungima. Sellises olukorras, kui oleks president võtnud selle koorma enda kanda, see on vist põhiseaduseski. Nii ja naa, aga ütleme, kui sa oled tavaline kolonel või major või midagi, siis üldiselt sa ikkagi vaatad oma sõjaväelise ülemuse poole, seepärast igasuguseid neid tegelasi, Lennart Merisid ja kõiki ja Arnold Rüütled on kogu ilm täis. Ja igaüks hakkab midagi käskima, kas ma hakkan siis selle pärast oma meestega riskima, mul on 300 natsi siin, kellega me kaevikus istume, peame otsustama, mida me teeme. Ja nüüd tuleb siis see Lennart Meri või ütleb, et võt rünnake või tulge ära või nii edasi, siis selle peale normaalne Eesti ohvitser vastab Lennart Merile, poiss, sa perse ei taha minna.
sellepärast, et noh, teda ei ole käsuliinis selles mõttes sees. Siin on niimoodi, et majori ja vägede ülemjuhataja vahel on liinid. Siit tuleb see kolonel leitnant, kolonel kindral, siin see jookseb. President on see, noh. Ja muide, see veenis mind küllaltki selgelt selles, et Lennart Meri ei ole KGB ja Vene agent. Sellepärast, et kui ta need lollused ära tegi, mis me rääkisime, tähendab niimoodi võttis vana maha ja ei võtnud, pani uue asemele ja ei pannud. See oli see aeg, kus Moskva oleks pidanud kadale tungima. Aga ta ei tunginud. Järelikult, Lennart Meri puhul oli tegemist mitte riigi reetmise, vaid lihtsalt otsese lollusega. Aga miks see nüüd tähtis on, et presidentaalne, parlamentaarne? Kui nüüd Meri oleks olnud valitud rahva poolt, siis tegelikult oleks ju võinud öelda Riigikogule, mina olen sama kõva mees kui teie, see, mis seal kirjutatud on, ei oma tähtsust. Ja järelikult teen mina nii ja nii, sest ma olen sama kõva mees kui Riigikogu. Ja just nimelt kriisi hetkedel tekibki väga tähtis moment, mida võiks nimetada legitiimsuse, ehk see, kust su võim tuleneb. Nüüd oli olukord teine, nüüd sai Riigikogu öelda, et kuule Meri, et meie sinu valisime, meie tegime selle ja meie oleme need, kes otsustavad, sina võid seal nimetada, keda tahad. Ta ei ole ametisse nimetanud, kuni mina Riigikogu pole seda asja otsustanud. Ja võt nii ongi kogu selle presidentaalsuse, kuule, mõtle nüüd järele, kui oleks otse valitud näiteks seal Kersti Kaljulai kõigi oma seal hippide ja asjadega ja kõigi fufaikadega, millega ta käis ja nii edasi. Ja tal oleks sama suur võim kui Riigikogu. See oleks ikka ausalt öeldes päris kole olnud, kui nii mõtlema hakata. See oleks väga kummaline olnud. See oleks väga kummaline olnud. Ja sellepärast ongi nii, et seda otse valimist, nagu poleks vaja. Tähendab, minu ettepanek oleks mitte otse valimine, vaid oleks võimalus asi ära klaarida sel teel, et presidendi amet lihtsalt likvideeritakse. Ja sel teemal muide on salvestused olemas, kus me videos arutame seda ja tõepoolest, kui me ei oska temaga midagi õieti peale hakata, siis mis me tast peame? No absoluutselt. Kuule, aga nüüd ma vaatan, meil aega veel natukene on. Võt, igasugused asjad on moes. Praegu on moes tätoveeringud. Praegu on moes ülikonnaga käimine ja niimoodi, et jooksukingad või ketsid on sul kuidagi jalas. Nüüd on naistel moes selle juukse pahmaka tõmbamine taha ja siis isegi mitte saba, vaid ühe sellise väikse tutikese või selle sinna. See on siis meie praegune mood, mille kohta ma arvan, et enamus inimesi normaalselt ütleb, et see mood on jõle. Ikkagi, ei saa niimoodi olla, et näiteks kirikuõpetaja tuleb matusele, seisab haua kõrval ja ütleb siis paar pühakirja sõna ja tema musta või valge talaari alt välguvad Nike ketsid. Natuke liiast tõesti, täpselt sama kehtib muide kohtunikega. Riietus peab olema väärikas ja korranik, see on tööriietus muide. Muide, kuna on oht, et paljud kohtunikud ei tea, mis on väärikas, siis sellepärast ongi meie kohtunikel ette nähtud nüüd vormirõivastus, see talaar ja värgid ja nii edasi. Tegelikult ma olen ise olnud advokaadina ühes kohas kohtus, kui kohtunik oli valge särgi lipsuga ja teine oli siis midagi ka, aga siis kohtunikust teise pool rahva kaasistuja oli siis ühe suure siukese teesärgiga, mis teesärk, pika varrukatega teesärk ja siis siia oli siis suurelt kohtul kirjutatud All guys for Chicago Bulls. Halleluuja! Halleluuja, nii. Aga igasugused asjad on moes. Kastiga jalgrattad vist on moes, aga mitte väga. Ei tea, vaata, mood on psühhoosi üks alaliike. Ei, aga nüüd on asi selles, et nüüd on tekkinud mood ka teatud haiguste peale ja õieti teatud haiguse peale.
eriti, mis on sellised psühhootilised ja psühhiaatrilised haigused. 2 kirjanikku Eestis on Seewaldist kirjutanud vaimukalt, lõbusalt ja hästi. Üks on Mihkel Raud Mustapori näkku, kus ta istus 2 nädalat Seewaldis selleks, et sõjaväest ära pääseda. Ja teine on Mihkel Mutt selles Hiired tuules, mis oli pühendatud siis ka teatriasjadele. Ja seal ta on muidu üks suurepärane fraas, et tema peategelane on seal üks keegi lavastaja, selline poolhull lavastaja Kalle Jermakov, kes läheb psühhiaatrikliinikus. Ja selle kohta siis Mihkel Mutt ütleb, et viimasel ajal on piir hullumeelsuse ja geniaalsuse vahel läinud veel õhemaks, kui ta veel kunagi oli. Under tegelikult. Kateedrist hullupalati on ainult väike samm. Kes on Talvik või? Maria Under. Under, okei. No selge. Nii, ja siis sõnaga niukene värk. Ja Mihkel Mutt seal rõhutab, et tegelikult see hulmaja sees olemine oli selline prestiiži küsimus. Et see oli siis, kui ma istusin Vetemaaga seal haiglas või see oli siis, kui ma Jooreniga istusin hullumajas ja nii edasi, nii et täiesti sellised. Ja nüüd on siis tekkinud üks uus mood seoses hullumajaga ja psühhootiga. See nimi on attention deficit disorder. See on siis tähelepanu häired. Ja pullug on nüüd see, et selle attention deficit disorder on hakanud nagu mõned meie kapitalistid ja ettevõtjad on mulle rääkinud, et see asi on muutunud moehaiguseks. Et inimesel võib-olla ei olegi tegelikult midagi häda, aga see siis, kui ta ütleb, et mul on see ADD või see nii edasi, siis tööandja õnnetukene peab siis mõtlema, mida ta sellega nüüd teeb. Haiguse pärast vallandada ei tohi, teisest küljest jällegi ja teine vastaspool lolli mängida tohib. Teine pool ja siis et ühesõnaga, et korraliku töö tegemist nagu justkui ka ei ole. Kas sa kujutad endale ette, et sinu juurde tuleb sulle alluv snaiper ja ütleb, et mul on tähelepanu häired? Ja kuna see asi läks nüüd see attention deficit disorder, see on nüüd moehaigus. Ja kõige hullem lugu on see, et seda hakkavad nüüd mängima põhimõtteliselt ka suhteliselt noored inimesed, 15, 16, 17. Kui meenutada jubedat filmi, mille Raak tegi Klass, siis seal on ju ka tegelikult mingisugused psüühilised häilmed ja nii edasi. Seal koolipoisid tapavad oma klassikaaslasi püstoritest ja nii edasi. Ühesõnaga, kui inimene istub tööl ja nii edasi ja ühel hetkel ütleb, et mul on attention deficit disorder, siis kolleegid ja ülemused peavad sellest nagu aru saama, et tal on see natukene isegi peab talle kaasa tundma ja nii edasi. Ja tegelikult ma siin kirjutasin enda välja, mis on need põhitunnused, et esiteks inimene üldse rapsib, otsib tähelepanu, ei suuda hoida fookust. Siis ühesõnaga enne kui ma siit edasi lähen. Olematu lastetuba. Olematu lastetuba, jah nii. Ühesõnaga ma olen seda raamatut nimetanud, nüüd ma leidsin ta üles, et keda peaks huvitama, võib siis asja vastu hiljem ka huvi tunda. Tähendab siis selle raamatu järgi tuleb välja, et seda attention deficit disorderit ei ole kaugeltki mitte nii palju kui arvatakse. Ja et see attention deficit disorder ei ole mitte niivõrd arvamise, kuivõrd moe küsimus, sest nii on moodne. Vot see raamat on niimoodi, näed. Ma ei tea, kas ma näitan teda sinna, on teda näha. Usun, et saime. Ja nii, selleks on siis diagnostic criteria ja siis on siin edasi DSM-4. Diagnostics and Symptoms Manual. 4 köide või 4 väljaanne. Ja see antud raamat, siin on just kõik kirjas, kõik meie need niipidi, ühed disorderid ja teised disorderid ja nii edasi.
ja kui sa seda väga tähelepanelikult vaatad ja niimoodi, siis selgub siiski, et seda DSM on ikkagi oluliselt vähem kui arvata võib. Kuigi ma nimetasin ühte tunnust, mis võib selle ADD-ga seotud olla ja mis on nüüd siit ka välja kirjutatud, kus ma siit otsin, no näed, ma olen ikka lugenud teda siit ja sealt ja mitmelt pool mujal. See, mäletad, ma ütlesin ühe asja, nimelt tähelepanu vajadus. Ja. Kui see tähelepanu vajadus, aga seal on jällegi ka sellele ADD-l ühte kokku on 12 tunnust ja selleks peab olema 5 tükki enne, kui me võime hakata diagnoosima seda asja, nii et ega see ei ole päris nii, et mul nüüd sõidab ja nii edasi. Ja mul on selline tunne, et paljud nendest inimestest, kes selle ADD-ga tegelevad või noh, tähendab puutuvad kokku ja kes väidavad, et neil on see asi olemas ja nii edasi, et neid tegelikult seda ikka väga ei ole. Millises vanuse kategoorias on selle põdejad? No nad alustavad tegelikult siin esimene, võt see raamat on selles mõttes ebatäiuslik, et siin on teatud vanusest alates, siin on 21. aastast üles. Aga selle ADD kohta seal nurgas on niimoodi, võib öelda, et mingisugused esimesed näitajad võivad tekkida 13-14 aastased. Aga see on jällegi, noh, siin on jälle see, et võivad ilmneda, aga noh, ei maksa veel tõsiselt võtta. Suitsetamine võib tappa. Suitsetamine võib tappa, ja nii et selles. Ja teine asi, millest ma selles raamatus olen nagu huvitav. Miks mul see raamat tegelikult olemas on? Sellepärast, et see oli aastal 1999-2001 oli mul endal väga tõsine probleem depressiooniga. Ja kõik need, kes täna poosetavad, et mul on see depressioon ja mis must saab ja nii edasi, nende peale ma ütlen, et poisid tõmmake pool tooni alla. Depressioon põhimõtteliselt on absoluutselt ravitav haigus. Depressioonist on võimalik selgeks saada. Ei ole 1 aastaga, ei ole 2, aga kuskil ütleme seal 8, 9, 10 on enam vähem ja praegu kuskil 25 aastat tagasi see absoluutselt ei ole depressiooni piuks, aga mitte kuskilt tulemas. Nii et kui ütleme niimoodi, et 5 aastat tagasi oli moehaigus depressioon, siis nüüd on siis see attention deficit disorder. Kui sa küsisid juba seal vanuse kohta, siis mul lihtsalt meenub üks asi, et see minu vanempoiss, kes praegu on 24, et ütleme seal kuskil 15-16 aastat tagasi, kui ta käis algkoolis või põhikoolis Ameerika Ühendriikides, siis seal seda attention deficit disorderit üldiselt kooliarstid vaatasid, tähendab mingil määral, aga see ei olnud nii, et sa tuled, ütled, mul on depressioon ja valmis. See käivad ikkagi storid, kusjuures huvitav oli, mida Ameerikas oli see, klassis oli 25 õpilast või midagi taolist, siis seal oli õpetaja ja siis mitte kogu aeg, aga mõnikord oli niimoodi, et viimases pingis istus arst-psühhiaater või kooliarst-psühhiaater selleks, et kindlaks teha diagnoos, et seda ei saa teha niimoodi, et sa lähed ja ütled ja oled seda peab pingiselt vaatama. Ja muidugi, üks asi, mis veel meie psüühika teemadel võib nagu üles kerkida ja see on see viimasel juhul olev stress. Aga jällegi, tähendab stress kui niisugune ei ole haigus. See on edasiviiv jõud. Mitte ainult, aga ühesõnaga, stress on asjaolud. Tähendab pingelised asjaolud, mis võivad tekkida. Ja pinget tuleb lahendada, mitte hakata jooksma. No vaata, Freudi ja Jungi erinevus ongi see, et Freud on meditsiinile kasulikum, kuna sa pead surmani käima seal tema mingi psühhiaatri juures ja saama teada, mis traumad sul kõik olid. Aga Jung tegeleb nendest ülesaamisega, seega sinna läheb vähem raha, aga rohkem tahtejõudu. Ja võt, ma nüüd otsisin selle üles. Stress ei ole tegelikult ju üldse diagnoositav, sest stress ei ole haigus, stress on asjaolud. Tähendab, kui mul on koolis läheb halvasti või kui mul ülemus midagi halvasti ütleb või kodus naine virutab mulle pudrunuiaga või midagi taolist.
see on stressi tekitav, pinget tekitavad asjaolud. Kui me läheme kaugele ajalukku, siis miks näljane mees on tige? Sellepärast, et kurat, võtku nüüd tuleb minna karujahile või mammutit tapma, no küll käib närvidele, no nii ei tahaks minna. Nii et ühesõnaga just see peab minema ja see teine ja stress on see, mis sa pead tegema. Aga stress eksisteerib, ma praegu nüüd vaatasin siis stressi ära. Stress kui niisugune jookseb alade jaotuse järgi anxiety disorder ehk hirmu ja sellise, Ja, see on see. Aga ta ei ole stress. Stressi ma saan siit kätte viimaselt leheküljelt siin, kus on see indeks, mis teemad siin on. Aga selles, kus näed, oota, siin tulevad nüüd, eks ole, haigused, siin tulevad igasugused, tähendab sümptomid, ei saa öösel magada või kõht ei lähe kunagi tühjaks või et see tähendab, et ei saa süüa ja nii edasi. Need on kõik siin olemas ja nii edasi. Aga nende hulgas stressi ei ole. Tähendab, stress on meie koondnimetus mingisuguse kehva asjaolu kohta, tähendab, mis eksisteerib. Aga me hakkasime muide rääkima sellest, et muide, sa ütlesid ju ka tegelikult väga õige asja, mille leiab ka õpikutes. Stress on põhimõtteliselt ka positiivne. Sellepärast stress on see, mis nii-öelda mobiliseerib sinu keha ja nii edasi. Ja mis tekitab sulle võib-olla ka psüühiliselt sellise halva asjanduse ja nii edasi. Aga see tähendab, et sa oled pärast seda paremas vormis. Nii et nii ja naa, muidugi ülemäärane stress, kui ta on veel tekitatud, ütleme seal mingisuguste valede asjaolude tõttu on hoopis midagi muud. Ütleme, ma toon oma stressi, millest me eelmine nädal rääkisime, tähendab see, et ma kargasin lennukist langevarjuga alla 5 kilomeetri kõrgusel. Kas see nüüd oli stress? Ma väidan, et oli. Ja see stress kestis, ütleme, umbes minut või 1,5 ja see oli siis siukene anxiety, hirmusündroom ja minut 1,5 enne välja hüppamist. Ja loomulikult. Ja, aga siis... Kui seda ei oleks, sa oleks täiuslikult ebanormaalne. Aga niipea, kui sa oled välja hüppanud ja sul selja taga see langevarju plaks on ära käinud, sa näed juba, kõik on alles, seal siit tuled vaikselt, tuulekene puhul, stress kaob ära. Siis tekib võib-olla see, mille kohta võidaks öelda, et adrenaliinilaks, aga adrenaliinilaks ei ole ka see. Nii et ühesõnaga ma ütleksin niimoodi, et mingisugune annus stressi on nagu on. Enne iga otsust on mingisugune annus stress. Ja sinna ei olegi midagi parata. Muide, ma mõtlesin selle peale, kui sa ütlesid, et siin raamatus niimoodi viimasel leheküljel on kirjutatud, et kallis lugeja, nüüd sa oled kõik need haigused läbi lugenud ja nüüd peab sul olema stress. Jah, aga see oleks muidugi väga kihvt, aga sellel raamatul on üks niisugune viga, et see on kirjutatud arstidele. Nii et ühesõnaga, siin nad ikkagi aeg-ajalt kasutavad seda terminoloogiat ja nii edasi, mida siis kasutavad arstid meditsiinis ja nii edasi. Ja see on tegelikult see väike raamatukene, mis ütleme psühhiaatri või kellelgi on siin samas sahtlis ja kui patsient ära läheb, siis ta hakkab nüüd vaatama, et mis asi see nüüd oli. Nii et selles mõttes, kus juures see on siis Ameerika psühhiaatria assotsiatsiooni väljaanne ja siin on siis 4 autorit, kes on selle nagu kokku pannud ja need on siis kõik üks psühhiaatrim kui teine. Nii et ta ei ole nagu siuke meelelahutuse asi, aga see 4 muide tähendab mitte seda, et see on 4. köide, vaid see on 4. väljaanne. Nii et mul on selline kõva kahtlus, et praegu, kui ma saaksin sinna psühhiaatri juurde minna ja ta mulle midagi kinkida tahaks, siis ma arvan, et seal võib olla DSM 5-6 või midagi taolist. Ja muide, et inimesed ei arvaks, et põevad nii väheseid haigusi, siis, et vaata, kui väike see on. Point on selles, et see on ainult psühhiaatria täiskasvanutele, ainult.
aga siin on ju kõik eraldi, kõik veresoonkonna ja need nii edasi, nii et tegelikult selliseid raamatuid, noh, neid palju ei ole, aga oma 3-40 tükki ehk ikka. Ja sellel raamatul on muidugi veel üks asi, mis on nagu tähtis, kui keegi peaks vaatama, on see, et igal haigusel on oma number ja kui arst kirjutab selle haiguslehe või midagi, siis eriti psühhiaatriliste asjade puhul ei kirjutata haigusi, sest see inimesele halvasti mõjuda, kui inimesel ongi depressioon ja nüüd veel ta saab endale haigeslehe või mingisuguse paberi, kus on kirjas, et tal ongi depressioon, siis tema depressioon läheb sellest ju aina hullemaks. Nii et sellepärast see, mida kirjutatakse sinna haiguslehtede või selle diagnostika peale, need on numbrite kombinatsioonid. Seda on rõhutanud ka herr doktor Vassiljev, ta on õige mitme asja numbri öelnud, millega seda meie aladel tähistatakse. Ja mul on niisugune tunne, tähendab, doktor herr Vassiljev võib öelda siis ka seda, et ma arvan, et need DSM-id on meil olemas mingite teiste nimede all. Noh, mis teiste nimede all, need on kindlasti olemas. Sellepärast, et see on arsti töö käsiraamat ja noh, nii nagu need asjad on. Nii, ma vaatan, et meil hakkab vist aeg varsti täis saama, mis me siin enam ikka räägime. Võib olla see veel. See on ka niisugune meie klassikaline psühhiaatriline lugu, mis on seotud raudteega, Rail Balticuga. Hiljuti jooksid läbi ajalehest niisugused teated, et või noh, niisugune ajalooline mälestus, ma näitan siin seda pilt, see on üks hästi vana vedu. Nii, ja siin on siis öeldud niimoodi, et selle veduriga ja selle rongiga sai sõita Tallinnast Berliini 25 tunniga. Aastal 1880. 1875 loodi raudtee, 1877 kuni Tapani ja siis sealt Tapalt alla ja nii edasi on 1880. See oli siis meie rongi kiirus võrreldes minu pärast kas või tänapäevaga. Nii et mis me siit saame endale järelduse? Lõpuks me saame, tähendab, maha visatud väga suured rahad. Et arengut ei ole, on mingi kuradi külgliikumine. Ja, nii. Ja nüüd on siis tegelikult niimoodi, et kui meil juba korra langevarjust jutuks tuli, siis see langevarju koht, kus ma käinud olen, on Kuusiku lennuväli Raplast 4 kilomeetrit lõuna poole. Muruga kaetud lennuväli, sealt siis lähevad lennukid üles, purilennukid ja langevarju lennukid ja mis iganes. Ja hüppamine leiab aset 5 kilomeetri kõrguselt, see on siis pool sellest kõrgusest, millega me lendame reisilennukitega ja sealt sa siis tuled alla. Ja siis seal üleval olles sa näed ka seda, mis ümberringi toimub. Noh, siit keerad, eks ole, seal on Rapla linn, siin on Kohila, siin on see, siin on teine ja nii edasi. Ja kõige hullem lugu on see, et sa hakkad nägema neid kohti, kus mets on maha võetud, kruus on kohale veetud, kruus on seal suurte hunnikute peal. See, mida mööda nüüd hakkabki Rail Baltic kulgema. Ja võib-olla selleks ongi mõtet langevarjuga üles minna, et sa seda tegelikult ka näeksid, mis meil ümberringi toimub. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et mis meil ümberringi sellega toimub, see on siis ütleme Tallinna Rapla vahel või sealkandid läbi metsade, nii nagu need võetud on. Siis meil on tarvis teada saada või meil on tarvis meelde jätta see, millest me oleme ka varem rääkinud, et mis sellest Rail Balticust praeguse seisuga saab. Esiteks on otsustatud see, et Rail Baltic läheb kuni Häädemeesteni, mitte kaugemale. Teiseks, Rail Baltic on 1 rööpmepaariga, mitte 2, nagu tegelikult seda ehitati. Ja kolmandaks, seal kuskil allpool, Pärnu juures ja nii edasi, ei ole Rail Baltic ka elektrifitseeritud. See on siis see, mis me oleme nüüd kätte saanud. Ja me saame mingisuguse X tunniga, noh, hea küll Tallinn-Pärnu vist on tund.
aga me oleme saavutanud millegi sellise, mis on viletsam kui 1880. aastal. Хотели как лучше, ja tahtsime kõige paremat, aga saime nagu alati. See Andres Raid, ma arvan, kuidas sul siin käib, mõtled täiesti sellest rääkida, sest Andres teab neid asju pikalt ja paremini. Tähendab, kuidas siis Balti rüütelkond ehk Baltische Ritterschaft, kuidas nad sisuliselt 2 aastaga tekitasid rongi, mille ühendus seal all oli selline, et veel tsuts ja 25 tundi ja sa oled Berliinis. Me räägime 1880. See on see aeg, mil veel ei olnud Mendelejevi keemilise perioodilisuse süsteemi, ei olnud veel raadiot, ja mida kõike veel ei olnud, aga raudtee Tallinnast Berliini oli. Ja selle ehitasid Balti rüütlid, kes muide palju hiljem, 1905, 6, 7 kuskil seal kandis, müüsid selle raudtee Vene riigile kasudega maha. Sest algselt oli see erafirma ja eratekitav. Nii et need on need värsked uudised meil siis nüüd siin Rail Balticu ehitamise valdkondadest. Kõik ma arvan tänaseks. Vaatame, mis järgmine kord toob. Ole tänatud, Igor Gräzin. Ma usun, et midagi sai siit igaüks, kas kiitmiseks või kirumiseks. Sel pole tähtsustki, aga küllap miski asi tuli. Ja olge tänatud kõik toetajad. Ilma teieta ei lendaks siin praegu apelsinid ega Igor Gräzin langevarjuga lennukist välja. Olge tänatud ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.